Viimasest koolilaste tervisekäitumise uuringust selgub, et 1/3 õpilastest on e-sigarit proovinud. Tähelepanuväärne on ka see, et aktiivsemad veipijad on tüdrukud. Eriti kurb on, et see pealtnäha süütu pahe saab omaseks üha noorematele. Tahetud siis lihtsalt nii-öelda niisugust kuuluvuse tunnet või kamba tunnet, et ja sageli on jäänud ka vahele just nimelt, et on pilte tehtud, et siis teistele tõestada, et ma olen selles osalenud, ma olen sellega seotud olnud ja ma nüüd kuulun sellesse punti. Kui suitsetamise kahjulikkusest on enamik lapsevanemaid teadlikud, siis veipimine oma meeldiva lõhnaga võib tunduda küllaltki süütu. Ja see ongi selle asja juures see väike saatan, et ta on tarvitamisel magus, ta on tarvitamisel mitte vastik. Sammeli sõnul on nii sissehingatav kemikaalide segu kui ka nikotiin tervisele väga kahjulikud. See tekitab lastes ärrituvust, lapsed on ärevamad, magavad halvasti, ta on ikkagi psühhoaktiivne aine ja stimulant, nii et ta mitte kuidagi ei rahusta. Kooli personal peab paraku tihti veipimisele jälile jõudmiseks tegema korralikku detektiivitööd. Me avastame ju lõhna järgi, et nad on tugeva ja magusa lõhnaga, ja siis võtame appi kaamerasalvestised ja hakkamegi siis tuvastama. Ka Sammeli ütleb, et vanemad peaksid märkama teatud tunnuseid. Kui lapse asjadel või juustel on selline võõras või ootamatu maguslõhn juures, et siis tasub pöörata tähelepanu. Tuleb vaadata näiteks lapse sahtlitesse, prügikastidesse, et kui seal on sellist imelikku päritoluga prügi. Noored ise meenutavad, et e-sigareti tutvustasid neile veidi vanemad noored, harjumuse juurde jäädi ikka soovist kuuluda ja suuremate eeskujude silmis tõusta. Lapsed ise leiavad, et kõige efektiivsemalt saavad vanemad neid e-sigaritest loobuma panna rahumeelselt üha uuesti selle pealtnäha süütu uimasti kahjulikke mõjusid selgitades. Alati, kui tülitseda selle pärast ja teha see veel selliseks keelatud asjaks, see muudab selle lapse jaoks ägedamaks, lahedamaks veel. See on täpselt selline asi, mis on lapsele väga-väga raske teema, millest arutada ning seda peaks lapsega väga-väga konfidentsiaalselt rääkima niimoodi, et ta usaldaks sind tõesti nende enda asjadega siis. Lastele selgitustööd tehes võiks välja tuua, et e-sigarit tarbides kasutab tubakatööstus nende kogenematust ära selleks, et endale suurt kasumit teenida.